Avalaks 2025. Petrolheads on ka tulnud kohale, et vaadata järele, kes täna sõidavad, mis masinad on kohal. Täna olime siis Petrolheadsiga Avaloks 2025 ja on vist õige aeg officially tutvustada Petrolheadsi uut liiget Katit, kes on tegelikult tihti kaamera taga. Ma mõtlesin, et ma siis seekord võtsin kaamera ette. Tere! Avalaks, nagu teada-tuntud, on juba 25 aastat tähendanud tegelikult kiirendust ja see on siis selline iga mehe kiirendusvõistlus. Aga juba mõned aastad on tegelikult ka kõrvale tulnud väike driftiharjutusala. See on siis nii-öelda hooaja alguse trenn või kõik, kes muidu ei ole saanud osaleda, saavad praegult tulla vaikselt treenima. Ja täna lähme teeme tutvust korraldajatega, lähme teeme tutvust natuke sõitjatega, vaatame, kes on uued sõitjad see aasta. BMW ja Ma polnud ise paar aastat juba käinud Avaloksul, päris lahe oli ja ma ütlen, et tegelikult see ilm tegi selle asja veel mõnusamaks ja nauditavamaks täna. Paar tiba küll oli vahepeal siin, mis kiirendusrajal natuke saatuslikuks said, et vihma osas. See oli korraks ainult. Ma loodan, et sõitjad jäid rahule, et nad said piisavalt sõita, sest sõitjaid oli palju. Vähemalt siin pool küll, nagu siin kiirendusel on. See on kogu aeg pikk järjekord ikka. Aga see on lahe, vaata, see on selline iga mehe kiirendusvõistlus, et sa võid nagu ükskõik millega siia tulla. Natuke hakkas vihma tiputama ja siis nagu on teada, siis kiirendusvärk seda vihma ei kannata absoluutselt, aga selles mõttes on Avaloks on nagu äge. Kui seal korraks läheb pausile, siis siin driftivärgis toimub ikka action edasi. Vaatame, mis toimub. Nii, aga mina olen Janne. Mina on Sander. Sander! Ja Trevor. Trevor. Nii, millest tegelikult siuke huvitav valik, et driftis väga nagu roosat ei ole olnud, et mina peaks ütlema, minu lemmikud värvid on kohal. No ütleme niimoodi, et tegelikult see auto pidi olema täiesti lilla esialgu, aga juhtus selline värvivalik, et ta tuli roosa mingi lilla vahel. Kogu aeg oleks tahtnud olla nagu vähe erilisem. Et ei ole selline tavaline mingi kollane või must või teeks midagi ertsad ja ägedad. Ja ei, väga äge. Selles mõttes, et värve väga palju tavaliselt esindused ei ole samamoodi nagu markidega on, et täna siin kuidagi. Ja siis oligi, et tekkis idee, et oli vaja mingit liverit nagu. Siis hakkasin mõtlema, et kurat, 80-ndate, 90-ndate stiil. Lihtsalt teha triibulised. Väga lahe, jaa. Ja siis see idee niimoodi sündis kõik. Ma saan aru, et sinul juhtus siuke tavaline driftimehe värk, et eile vist saite valmis või? Ma nägin mingi videod, et alles kleepisid. Alles eile saime auto valmis. Midagi on otselt puudu ka veel, on ju? Kindlasti on. Väga palju puudu. Nii, aga kui palju sina nüüd sõidad mitmendat korda rajal? Nagu üldse? Üldse äkki on mingi 7 kord. Eelmine aasta siis Eelmine aasta ka mõned korrad, jah. Nii, ja kuidas nüüd läheb? Kas eelmine aasta oli debüütaasta ja nüüd siis? No nüüd üritaks ikka panna hullu. Nii palju kui kannatab. Okay. Et Raasiles juba näeme ja vaatame, mis saab. Ja mis autoga, mis selles mõttes kesto, me saame aru, aga mis siin kapoti all on? No kapoti all on vana hea M113 mootor. Et põhimõtteliselt too algus vaata õli üle, palju õli on ja siis vaata küünlad üle ja kui kõik on okei, siis hooaja lõpu selles vaata uuesti. Eriti hea, jah. Et sai uuritud ja vaadatud, et PEM-i mootorid pidavad kogu aeg probleemsed olema, need V8, et pane veers oma ja sõidab. Ja pole probleemi olnud, jah? Siiamaani täna veel ei ole probleemi olnud, et 3 korda sülitada üle ala pigem. No ja.
aga jah, et eelmise korra, kui ma siin testimiskorra käinud, siis on igasugused probleeme esindanud. Ja praegu on nüüd küll korras. Ja mingisuguseid modifikatsioone, kas on veel kuskil esisillas, tagasillas? Tavalise coiloverid lihtsalt ja poluritaan sild ja kõik on stokk, keeramine ja kõik asjad. Street'i-auto. Nii, aga lähme sõbra juurde. Nii. Sinul on küll vist nüüd praegu esimesed siuksed tõmbed, mulle tundub, on ju? No? See aasta ongi esimene kord, kui ma üldse sõitma hakkasin. Et praegu vist olemegi 3 korda 3 raja peal käinud ja siiamaani nagu läheb hästi. Sa olid Drift Factoril ikka kohal, on ju? Vähemalt see auto oli? Ja. Ja kuidas sulle endale tundub, et kas on sinu ala, kas kogu aeg mingi progress juba toimub selle 3 korraga? Ja, selles suhtes on väga äge. Et progress on ikka nähtav, et ikka tuleb anda viimast. Mis sind üldse ajendas just drifti sõitma või kus see, kas kuidagi sõpradega koos ja? Ütleme nii, et jah, sõpradega koos ja siuke motosport on juba väiksest saadik meeltmööda olnud. Ja siis ma mõtlesingi, et proovime. Teeme testi. Ja siiamaani vist läheb hästi. Ja tehnika mis? Tehnika on täiesti tavaline, midagi erilist ei ole. Et 2.8 mootor, coiloverid ja natuke on mootorid näpitud ja ka street on ju? Ja ka street, jah. No komplimendid värvivalikule, mul ei ole midagi öelda. Need peab edastama naistele nii-öelda. Tiimi naistele, jah? Aga no head värvivalikud, ma ütlen neile. No aga jõudu teile! Jah, aitäh! Ja edukat siis sinule siis tänast seda debüütaastat nii-olla, on ju? Aitäh, aitäh! There's no goodness, there's no life. You will be first to fight. But on which side? It shines way too bright. And you really want to die. You don't have to go alive. There is just always a slice. Nii, oleme püüdnud kinni Martini. Martin, mis sul viga on? Mul on automaat. Sul on automaat või? Vaatame mul pole hüdrakat, mitte midagi, mul on automaat. Ma uuesti täpsustan oma küsimust. Mis sul viga on? Minul. Siukse autoga nüüd siia tulla niimoodi ja täiesti sõgedad panna. No jah, mul võeti load ära, ma ei saa tänaval lasta enam. Aga see on ju hea. No jah. Selles mõttes õigel ajal õiges kohas oled nüüd. Jah. On sul mingisuguseid modifikatsioone ka siin tehtud või täiesti stokis lasedki? Täiesti stokk on. Lahtine differ on ka. No sõge vend, ma ütlen. Kuule, aga jõudu sulle, meie elame sulle kaasa, väga lahe. Jep. Ja ma olen sulle autoga sõitnud vist maksimum 20 kilomeetrit. Ma alles sain. Jah. Ma sõidan esimest korda siin põhimõtteliselt selle autoga. Päriselt või? Ma olen ainult maja ja spornauto teinud ja kõik. Jumala äge! Oled sa nagu enne drifti trennides käinud või midagi? Ei, ma olen ainult täna olnud. Sa oled... Mulle sitte praegu või päriselt? Ei, ma pole mitte kunagi sõitnud. Nii äge juba. Lahe! Jep. Saime sõllukujutajada ja mõne sõitjaga siin ja sealpool. Ja siis driftirajal oli ka äge, minu jaoks oli seal väga palju uusi nimesid, ma ei ole nagu drifti jälginud mõned aastad, et selles mõttes oli päris lahe. Ma sain aru, et vist paljud olid nagu streedisõitjad. Siin oli palju streedisõitjaid ja minu meelest siin oli palju siukseid vendasid ka, kes nagu üldse pole kuskil sõitnud. Siuksed, kes muidu parklas teevad salaja 2 võrikut ja siis kirjutavad minema. Noorpoiss Mersuga. Jaa, täpselt. See on lege vend minu arust. Jaa.
aga oleme nüüd legendaarse Kristjan Salju Salmre kinni püüdnud. Terve! 25 aastat avalaksu! Jaa, teate, avalaks alguses oli niimoodi, et oli meil mingi 7-8 autot, siis me tulime siia, näppudega käis stardid, kõigi oli fun, grillisime, chillisime, avasid stardis. No nüüd on 25 aastat, mis siin on nagu mingi 1 000 000 autot ja mingid reeglid ja kõik asjad on paigas ja ajavõtavad asjad, et see on nagu nii arenenud, vaata. No üldse, come on, avalaks tähendas kunagi ainult seda, et põhimõtteliselt iga mehe kiirendusvõistlus. Täna aga teisel rajal on väike külgsitamine ka juba sisse toodud. 2009 alustasime külgskitamisega, 2010 tõime selle avalaksule. Noh, et nagu see on nii äge siin, et vaata, sa tuled siia, sul ei ole ainult nagu üks asi, mida sa tuled vaatama. Nagu täna oli näha, et kiirendusspordis on paraku see, et kui vihma sajab, on, et siis rada läheb korra mereks, aga siin nagu midagi toimub teisel rajal ikka edasi, et selles mõttes geniaalne. Aga mis emotsioonid siin valdavad? 25 aastat, see on nagu väga palju tööd, see on, ma ei saa öelda, veel ei ole pool sinu elatud elu, on ju? No jah, ei ole. Või kuidas sa nüüd ütled? Ma ei tea. Praegu on, lugu on selline, et ma tegelikult väga kartsin siia Haapsalu tagasi tulekut, sest ma ei olnud enam kindel, kas publik tuleb tagasi siia. Miks? Ja sõitjad. No, me oleme seal Tallinna ligidel, vaata jube lihtne on nagu Tallinna inimesel tulla ja no, olgem ausalt, väga palju külastajaid on ikkagi Tallinna poolt. Aga näed, siin nad on. Tulid kohal. No samas sa ei saa Haapsalut ära võtta, see on ju legendaar. See on kogu aeg siin olnud. Oleks imelik nagu kuskil ümber kolida. Viimastel aastatel on see kõrbetormi, aga kevad lahingute nagu pidamisega siis olnud meie jaoks kättesaamatu. Ja siis me kolisime Piibele, vaata. Ja siis nüüd me tulime tagasi, sest oli võimalus. Ja sellest on see nagu see mure, et kuidas meil läheb, aga äge on. No lennuk lendas ikkagi üle täna mitu korda. Ja, see kusjuures olin teadlik ja olin rääkinud ja see on mu sõps. On, see oli väga lahe, siuke niši üritusele nagu. Ja, tegelikult pidi hävitaja ka tulema, aga hävitaja oli kaitses kuskil. Aga me oleme täna tagurpidi raja peal, miks nii? Tagurpidi, siis ma täpsustan, et me sõidame nagu tavapärases mõttes tagant poolt ettepoole. Ja, sellega on siuke lugu, et räägi onud, tädid, siis Edra, otsustasid, et nad teevad sellest Haapsalu rajast nii hea raja kui võimalik. Kuna meil oma rada ei ole, siis nad mitu nädalavahetust betooni lihvimise masinatega lihvisid seda betooni seal ja teevad nagu, ma sain aru, et välismaalased tulevad, kas rootslased või soomlased tulevad, teevad siis selle rajale prepi ja ma usun, et see aasta lüüakse nii mõnigi Eesti rekord üle ja saadakse korralikult kiired ajad ja see rada on nagu palju siledam nüüd. Okei, ühesõnaga, et praegu, kuna see rada on sealpool pooleli, siis ei saa sinna peale minna. Ja seal on konkreetselt tolm ja libe, nagu kurat, nagu siin üks ütles meil. Aga korra driftiraja poole minnes, et täna on ka driftirada, seda vist siin ei ole avalaksu ajal nagu on, tavaliselt seal tagapool. On siin ka olnud. On jah? On siin ka olnud. Meil oligi, et kiirendus oli seal kaugel ja drift oli siin ja siis inimesed käivad nagu 2 ala vahel autoga. Päris tüütu oli. Et tegelikult see praegune variant on nagu komplektsem ja siuke kompaktsem. Kule napilt me istusime seal nende angaaride otsas, kui puid ei oleks, siis näeks mõlemat rada tegelikult. No awesome. Piibel oli jälle see, et ongi vaatast ühe joone peal kogu start ja kõik, et see oli nagu ka äge, aga me ilmselt peame ikkagi Haapsalu juurde jääma, ega meil midagi üle ei jää. Ma arvan, juured on ju siin. Ja kui saab veel kiire raja ka. Aga kus sa oled ise ka täna rajal käid? Kuidas su enda nagu sõidugid tunduvad? Auto on valmis uueks hooajaks? Ütleme nii, et ma sellise autoga nagu mul praegu on, ehk siis Max Pimp Pro auto, millel on tõesti väga palju aega kulutatud selle jaoks, et autol leida pidamist. Ma ei mäletanud, et see betoon on nagu gripi ja ma olen nagu nii amazed. Ma lendan põhjagaasiga peale 3. käiguga, muidu laseks teise käik libe vaha. 3. käiguga põhjagaasiga sisse täis full lokki. Ilma gaasi, see Pro autost me räägime praegu, mitte streeti autoga. Pro autoga gaasi lahti laskmata viskad teistpidi ja sa lihtsalt püüab auto kinni ja sa lähed. Ütleme, kui ma teeksin sama asja näiteks Raasilas või kuskil uue asfaldi peal, ma lendaksin läbi piirete kuskile 500 meetrit võssa selle hooga, mis, ma ei tea, kas sa nägid mu sõita? Jah, nägin. Nagu ebareaalselt kiire ja ma saangi nagu
viskan. Ma veel ütlesin mitu korda meie operaator Katile, et kes see on, sest ma ei saanud aru, et see sina oled. Ja, mul on halb lugu on see, et see auto välimus on hetkel 3 aastat on ühesugune ja see sama bodykit, mis ma 3 aastat tagasi sinna panin. Ma tellisin uued asjad jaanuaris ja pole siiamaani kohale jõudnud. Klassika, autod saavad ikka. Jaa, amazing. Kuule, aga räägi üldse overall siis drifti poolest, et mis selle aasta plaanid on? See aasta meil on sama plaan, mis meil eelmine aasta oli, ehk siis üliäge hooaeg. Meil on kasutusel siis Raasillarada, Laitserada, Kulbilohu 3-päevane üritus ja siis superfinaalid lõppu. Aga 31. mai, jätke meelde, on Street Class ja me läheme Saaremaale. See on täitsa, ega seda väga ei teata midagi. Teisipäeval ma lähen Saaremaale rada üle vaatama, paneme asjad paika ja me teeme Street Classi etappi Saaremaal. Kas see lennuväljal mõeldud või? Ei, saladus veel? Kuressaare ligidal, kohe kõrval põhimõtteliselt, peaaegu Kuressaare. Palavaks, nii kuumad uudised, et Palavakas. Ja samal päeval on ka see Saare autode kogunemine. Okei, kõva. Yes, et 31. mai Saaremaa, see on teema, see on koht, kus peab olema. Kuule, üks küsimus veel. Palju uusi sõitjad on siin vist täna, vähemalt nagu nii palju, kui mulle tundus, hästi selliseid, kes ei ole võib-olla niivõrd palju uusi. Ütleme nii, Street Classi mina enam ei tea, palju seal on ja kes seal on ja kus seal on. Üle 100 on kindlasti streeti sõitjaid. Muide, seal on üks kutt, ma ei tea, kas sa panid tähele, üks 19-aastane poiss, kes sõidab selle Mersuga. Praegusega. Sõidab automaatkastiga. Üli kõva! Miks mitte? Selles ma tahtsin seda autot ära osta, aga tal on põhi nii roostes, et jäi ära. Vahet üle, lihtsalt mu point on see, et ei ole vabandusi tegelikult. Ei ole vabandusi, see poiss näitab, et kui sa tahad, siis tule ja proovi. Muidugi. Ja see ongi kogu asja essets. Ma ennem just Andraga, Andra on üks tore fotograaf. Andraga just arutasin seda, et drift on nii emotsionaalne. Me istusime seal line-upis, eks ole, ja Kristo päästel eelmine sõit tegi ühel noorel tüdrukule nagu sõitu. Ja see noor tüdruk oli isaga koos nagu raja ääres ja ta vaatas Kristo poole, Kristo levits, ta hakkas nutma, pahinal pisarad tulid nagu õnnest. Nagu ja see on nagu viha, armastus, kõik see täis draama, kõik asjad kogu aeg kokku, kui sa käid võistlustel ka, sul on kogu aeg külmavärinad on peal, sellest kogu aeg mingi jamps toimub. Aga see jamps on nagu nii emotsionaalne ja nii äge, et drift on äge. Nii et kus me neid emotsioone nüüd järgmisele näeme ja millal? 2.–3. mai Raassilla, mis ta siis on, rallikrossi rajal. Jah, nii et jätke välja. Ja siis lähme Laitsesse. See on juuli keskel täpselt ja augusti teine nädalavahetus koos hip-hop festivaliga oleme Kulbilohus. Ja superfinaalid on septembri keskel. Davai, näeme seal! Kuule, valel rajal olid? Mis valel? See nagu rohkem küljeauto ju. Ma olen ka juba nii vana, et ega see enne drifti oli ikkagi drag. Okei, käisid nagu vanu aegu meenutavad. Jah. Kunagi sai ikka mingi 15-7 sõidetud või mingi vana rullik. Ja kuidas täna läks? Täna oli natuke parem, 11-5. See on väga hästi, jah? Mitu ringi, mitu tõmmet said teha? 2. Ja mõlemad jäid samasse kanti, jah? Ei, teine läks metsa. Mis juhtus? Teine, kolmas, neljas. Käigutses või? Jah. Ups, jah? Upsi. Okei. Tead, see ei olegi ju sirge auto tegelikult. Nii kiire vastane oli, et ehmatas ära. Mingi 140 pemm. Ja. Need on nii kiired, et see Sigull ikka ehmatas ära. Ja mina ise kas... Palju siin muidugi Sigullist järgi on, noh? Ukseplekid, katuseplekk. Tagaots on ka. Jah. Sigulli, see on fiiber, aga see on plekk. Ja need on Sigulli originaaltule. Oled sa vahepeal midagi muutnud ka nüüd eelmise aastaga seoses auto puhul? Jaotussüsteem sai, enne oli meil siin pagasnikus, nüüd on siin taga kohal. Okei, midagi suurt selle? Ei, suurt ei ole, jah. Natukene kõiki asju veits paremaks ja muidu on kõik sisuliselt sama. Ma saan aru, et auto sõidab tegelikult nagu nii väga hästi, et siin ei ole midagi ju otseselt suurt vaja teha, on. Ongi semipro jaoks ehitatud ja täpselt seda ta teeb.
pole vaja midagi muud. Nii et see aasta näeme sind ilusti rajal jälle. See aasta on huvitav see, et on igasugu kutseid erinevatele nagu Eestist välja mingitele üritustele, et siis Eesti meistrikad võib-olla jäävad natuke tahaplaanile. Kuule, aga räägi ma meile. Sõidan küll, aga ma ei tea, kas kõike. Räägi nendest välismaa asjadest. Kas me saame kuhugi vaatama tulla? Soome, jah. See on juuni keskel. Vermo Arena, mingi uus rada, uus asfalt. Mingid uued mehed korraldavad, saatsid kutse, et plaanime sinna minna. Väga põnev. Nii et hoiame silma peal, jah? Ja hinges on üks Poola Drift Openi etapp ka, aga see ei ole veel kindel. Millest seal sõltub? Ajakavast. Okei. No see on nagu hoiame pöidlaid, Randar. Ma hoian täiega. Aitäh! Aitäh! Driftisõbrad olete? Olete väiksed driftisõbrad? Mina olen Janne. Mis sinu nimi on? Kaisa. Kaisa? Kas sulle meeldib driftil käia? Ma ei käi. Sa ei käi siin või? Käin. Mis sa arvad, mis autod siin teevad täna? Driftivad. No, mis see driftimine on? Et need sõidavad. Mismoodi nad sõidavad? Mis on natuke nagu külg ees? Kas sulle meeldib? Tahaksid veel tulla? On äge või? Jaa. Kas sul on lemmikauto ka siin täna? Milline su lemmikauto on? Roosa. Milline roosa? Kas need, mis seal selja taga kaugel on? Need on sul lemmikud või? Siis kui nemad sõidavad, siis hoiad pöidlaid pihus niimoodi, jah? Väga äge. Aitäh sulle, Kaisa. Näeme järgmine kord veel, on ju? Vaadake seda reili. Kõik nendest ükskõik, kes võib saada täna kuningaks või kuningannaks. Kohal on siin 2, 4, 6, 8, 10, 14, 15 autot. Igal ühel on potentsiaal saada täna kuningaks või kuningannaks. Nii et lähme vaatame, mis lollusi seal tegema hakatakse. Turnaud Queenil kingil oli rohkem rahvast kui muidu ja 3 naist. Ma ei olegi nii palju truukuid näinud, et müts maha, väga tubrid olid kõik minu arust. Ma natuke viriseks küll punktisüsteemi üle, et mulle, kuna Gita oli vist esimene, kellele punkte anti, 3 vooru oli. Üks oli külgboks, driftides külgboksi on ju vist. Siis oli 8 tehes, kes minuti jooksul kõige rohkem jõuab. Ja siis 3. oli Vaba Kava, oligi 3. või? Jah, Vaba Kava. Ja Vaba Kava hindas üldse publik. Aga seda esimest voori, see külgboksi, Gita oli esimene, kes seda tegi ja ta sai 6 punkti 10, 10 oli maksimum. Ja mina nagu isiklikult ütleks täiesti, noh, sõltumata ütleks, et see oleks 8 punkti vääriline olnud ja ma ise eeldaks, et selle järgi, kus sa esimesena punkte panid, et selle põhjal hakkad ka järgmisi hindama, aga ma ei näinud, et seal oleks õiglane hindamine olnud, et sellel juhul, mis nad teistele andsid, oleks pidanud esimesed rohkem saama, et lõpuvoorus läksid kriitilisemaks, aga eks õpetada ongi lihtsam nagu endal siin kaamera taga nagu targutada. Aga tegelikult üritus oli lahe. Mina ei tundnud küll pealtvaatajana, midagi puudu oleks, et süüa sai väga hästi, söögipunkte oli, kõik oli nagu kaetud. See oli jube lahe, et nagu need alad olid nii lähedal üksteisele iseenesest, et said nagu käia vahepeal ühtesse vaatamas, siis teise käisid niimoodi vaheldumisi. Eriti veel neile, kes näiteks tulid ainult seda kiirendust asja vaatama. Et kui vahepeal paus on, siis saad minna sinna drifti värki kaema. Näeme siin, jah. Aitäh meie toetajatele loomulikult, kelleks on jätkuvalt Baltair ja Glass Drive.
ma ütlekski, et suht viimane aeg on vahetada oma rehvid ära suverehvide vastu, et ja Glassdrive'i poolt samamoodi, et see kevadine kivirahe, mis siit tuleb, et selle nüüd saaks hästi uue ilusa esiklaasiga, et siis on mõnus sõita. Aitäh teile vaatamast. Mõnusad suve jätku. Näeme järgmisel üritusel. Näeme. I like it, girl, I like it, keep on like it, girl, I like it, girl, I like it. Rehvid on kinni põletatud või rehvid on kõik ära põletatud ja Gital läks auto ka keema natuke vist. I like it. No vaatame. Girl, I like it, girl, like it. No Gita, tegid väikest rehvisauna omale või? Ja aurusauna, rehvisauna, kõige sauna. Aga väga hästi, vähemalt ainuke naine, kes jõudis lõpuni. Jaa. Auto jõudis ka lõpuni. Auto jõudis ka lõpuni. Tead, neid jahutusvedel ikkagi neid asju ikka juhtub. Paar voljad kuskil lahti tõenäoliselt ja tagasi kinni. No loodame, Tallinna me jõuda sellega. Aga rehvi jäi järgi ka? No peaaegu kohe oleks näinud. Natuke veel, jah? No midagi järgmiseks aastaks ka? Jaa. Aitäh. Girl, I like it, girl, I like it, girl. I like it, girl, I like it, keep on like it, girl, I like it, girl, I like it, keep on like it, girl. Keep, girl, like it, girl, I like it, girl, I like it, girl. Nendega vist Tallinnasse ei sõida? I like it, girl, I like it. Teiselt poolt. Like it, girl, I like it. Girl, I like it. Keep on like it, girl. Päris hea. Natuke mustrit seal on. Teipi peale ja Augu kõrvata terve. Poleerib välja. Like it, girl, I like it. Keep on like it, girl, I like it. Girl, I like it. Keep on like it, girl. Like it, girl. Ühesõnaga, selline tänavune avalaks oli. Palju õnne kõikidele võitjatele ja egas midagi. Suvehooaeg on avatud ja lähme mootorisporti vaatama. Like it, girl. Kiki, girl. Like it, girl. Kiki, girl. Aga tõmbame ots kokku ja pakime oma toolid ja teeme ühe sirkli peatuse või Oleriksile. Ma ei oska seda tooli. Pane maha? Ma ei tea, kuidas need käivad. Mõtled, paned jalaga ühel poole, vaata. Ja sealt tõmban. Või siis... Sa pead natuke lükkama seda. Nagu tõmbame ühesõnaga, neid peab nagu kokku. Tõmbad ja lükkad lihtsalt. Või ma ju? Või siis olen kaval ja lasen sul teha, sest ma ise ei oska.